Oskar Luts. Kui Oskar Luts kevadet kirjutas, oli ta 20-aastane. Ja kui seda lugeda on lihtne nagu soojal suvepäeval plombiiri jäätis süüa, siis noor Luts oli selle kirjutamisega hädas. Pusis ja pusis, kuni väsis nii, et üks sõber aitas puhtandit ümber teha. Kui ma 2 rehkindust ei jõua, ma teen 1. Lausa mõnu on lugeda teinekord, millised väljendid tal on ja kuidas ta suudab mühinate ja pohinate ja ähkimise ja puhkimisega edasi anda dialoogi, kus nagu midagi eriti nagu ei öeldagi, lihtsalt nagu on 3 punkti ja ja möh ja samas kõik on öeldud. Imelik lase ruttu üks polka, ma olen talipruudiga tantsima. Kui tänapäeval ootab iga kirjastaja, et tema ukse taha tuleks autor nagu Luts ja teosega nagu Kevade, siis esimesed kirjastajad saatsid ta puu taha oma Paunvere pildikestega. Enne kui ilmus raamat, tulid Paunvere lood välja hoopis Vanemuise teatris. Võiks arvata, et selline autor, kes suudab kirjutada nii sooja huumoriga empaatiliselt, siis meil on hoolselt, on ka inimesena leebe ja soe nagu üks Kaisu mõmm, kes on tänulik, et tema tekst jõuab suurele lavale, kuid ei. Lavastaja Menningu suhtes oli ta tige kui herilane. Häbi vanemuine, käratas ta keset etendust saalist. Kevade on ilmselt tsiteerituim raamat eestlaste suus. Mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Valu punanahkadele, edasi Kentuki poisid. Edasi Kentuki poisid! Olgugi, et järgnes pikk rida jutustusi, raamatuid lastele, näidendeid, mälestusi, tähtteoseks jäi ikkagi Kevade. Ja kui tema kirjanduslik algus oli hiilgav, siis lõpp nukker. Oma päevikutes süüdistab Luts nõukogude korda ja tsensuuri, mis lükkab tema käsikirju tagasi, aga samal aastavalt räsib teda miski muu. Miks Luts jõi? Paljud inimesed joovad. Et mis seal ikka? Et ju talle siis maitses, ega seda pahaks ei saa panna. Ja teised kirjanikud käisid Werneris ja rääkisid peenikest juttu poliitikast või kultuurist, siis tema käis Voogeli juures ja rääkis teiste toredate vanamestega oma vanameste juttu. Ja eks ta siis sealt neid tüüpe korjas. Kui piirakas, temas ikka puudub tubakas. Millalgi leidis kordnik purjus Lutsu tänaval lebamas ja küsis, kuidas teil häbi pole, ise kuulus rahvakirjanik ja vedelete siin niimoodi, nüüd teen teile trahvi. Aga kordnikul ei tulnud meelde, mis on kuulsa kirjaniku nimi ja küsis, mis see teie nimi nüüd oligi? Luts vastas, Douglas ja Douglas saigi trahvi kviitungi.